No tervist sõbrad, nagu ma rääkisin, siis panin lõpuks selle Passati tööle. Aga sõbrad, tööle. Ja sõbrad, panin ta müüki. Aga sõbrad, ma ei räägi täna sellest. Meil on aeg selle kõkatsilega väljad välja teenida ja seda me läheme praegu tegema Bolt Foodiga. Kell on 11 ja me alustame foodi. Enne kui alustan sõitmisega, tahaks anda paar vastu kommentaari viimasele videole, mis ma välja lasin. Tähendab, viimane oli see, kus ma alustasin projektiga, kõkatsiga. Esimene kommentaar on selline. Ei taha niisama kritiseerida, aga vaatasin videot ja 1.40 peal panin pausi korraks, et seda kommenteerida. Mulle kui endisele kulleril jäi kohe silma, et kahe uksega auto. 4 ust väga vajalik, eriti kui näiteks lased 2 kotiga ringi. Eks ilmselt saab ka 2 uksega hakkama, aga 4 ust kõvasti mugava. Võin nõustuda sellega. Või kui kuller näiteks võtab pruudi või semu tööle kaasa, et igav poleks. Jah, Martin. Ma ei tea, mis eelis sul on 4 uksega, aga ma ütlen nii palju, et minul siin näiteks taga ei ole üldse istmeid ja ruumi 2 kotile on küllaga. Ma täpselt ei saanud aru, mis eelis see 4 uksega on, aga hea küll, võib-olla sul on tõesti õigus. Minul kahjuks ei olnud 4 ukselist autot võtta, nii et minul on 2 ukseline. Ja kui me räägime nüüd prutjast või sõbrast, et igav ei hakkaks, siis täpselt siin kõrval on täisväärtuslik koht. Kas su prutale või su sõbrale. Ma loodan, et ma sain vastatud sulle. Ja teine kommentaar, mida ma tahaks ka natukene, millele ma tahaks vastata, on siis selline, et Keijo siis kommenteerib, et tahad või mitte, aga kulleri õige auto on partner, Berlingo või kombo. Nende miinused pole automaatkasti. Kulleri peab olema mugav ja hea autost väljuda. No, väljumine. Nõustun. See on kõik õige. Mida kõrgemal iste, Kliendi jaoks peab auto olema võimalik kvaliteetne ja turvaline toidutranspordiks mõeldud auto. Mis see klient siia puutub, seda ma ei tea, sest klient meil Foodis, Woltist tõenäoliselt ei näegi autot, millega tuuakse. Ja ma arvan, et see ei oma tähtsust. Kuller teenust paku ettevõtte visiitkaart on auto, mida klient näeb. Ja, okei, ei näe. Toitu vedades klient ei näe ja tegelikult käib kotideda. Et võib-olla mul jäi seal videos natukene arusaamatuks, et ma siiski teen ideaalset autot toiduvedajatele, ehk siis Bolt, Volt. Ma ei tea, võib-olla on veel keegi seal. Nii, kus ma jäin? Ehk siis tema siis kommenteerib niimoodi, mina vahetaks esimesel võimalusel auto Berlingo 2014 pluss masina vastu välja. Ja ma ka vahetaks hea meelega 2014 pluss aasta auto vastu välja. Aga tuletan meelde, et projekt on ikkagi mõeldud noortele kuttidele, kelleks pole seda raha, et osta, nad ei saa liisingut ega midagi ja küsimus on selles, et mida nad saavad selle 1000 euro eest ja mida on võimalik sellest teha. Ma loodan, et see vastus rahuldab sind. Muidugi mina, kui ka pea 40, ma tahaksin sõita Berlingoga automaadiga ja miinimumküttekuluga. Aga kahjuks selle konkreetse projekti või videode jaoks mul sellist finantsi pole, et osta 2014 pluss auto. Et nagu öeldakse, teeme sitas saia ja oleme moodsad. Nii et, aga ma tänan, et te kommenteerite ja kindlasti kommenteerige rohkem, see aitab videot kaasa. Aga nüüd lähme sõitma foodi. No nii, algus on palju tõatav. Üks tellimus on tehtud, muidugi minimaalne summa 3 eurot, aga kilometraaž oli 1. Ja nüüd on juba kohe tuli teine, Armudu Kristiine. Aga no ma ütlen, see veis paneb ikka korralikult villast. Ma küll ei saa aru, saadab mind siukse ringiga. Kuigi mina kui
kogenud taksojuht, no paljud vaidlevad vastu, aga kogenud taksojuht tean, et siit samast majade vahelt saab palju kiiremini siin ja palju lähemale. Nii et ei, ärge usaldage alati neid kuradi aparaate. Kuigi vahest nad panevad ikka väga täppi. Nii, liigume siis, võtame ära järgmise tellimuse. Nii, esimene topelttellimus, ma ei tea, kas ma näidata saan seda kuidagi. Ei, vist ei saa ikka. Vähemalt ma ei oska. Üks hetk ma vaatan, mis siin veel on. Ja, näete. Topelttellimus on praegu käsil. Nii et Joe Kingist ja siis läheme Kadaka teele ja pärast oli vist Õismäe tee. Nii et isegi siin loobib topelttellimusi, miks ka mitte. Seda kiiremini me jõuame oma velgedele lähemale. Tere, Kennet! Ja, tere, Kennet! Võt seal putkas töötab siis ühe käega neiu töötab seal ja teeb meile siis süüa. Nii et need, kes te kurdate, et tööd ei ole, ma ei oska midagi teha, ma olen see ja too ja häda on üks kui teine. Nii et see on hea näide sellest, et kõik on võimalik. Aga meil on jah, toit on käes ja nüüd põrutame kiiremas korras järgmisesse kohta. Sõbrad, vaadake, mis juhtus minu autoga. Servise tuli läks põlema, ABS töötab. Jah, sõbrad, see on probleem, see on mure, aga see ei tee mind kurvaks. Sest mu sõbrad Pitstop 24-st teevad kindlasti selle vea korda. Sõbrad, ja kui sinu auto vajab hooldust või remonti, siis kindlasti pöörduge Pitstop 24 poole. Kõik kontaktid on siin lühikirjelduses all. Ja miks just sinna? Sellepärast, et nemad teevad teile minu promokoodiga KRITIH allahindlust 15% töödele. Nii et sõbrad, kasutage kindlasti ära ja hoidke oma masinat. No nii, sõbrad, lõpetan tänaseks selle saaga ära nende tellimustega ja sõbrad, mis siis õnnestus teenida. Kui võtame konkreetselt tänase päeva, siis ma tegin kõigest 6 tellimust ja summaks on 22 eurot. Aga ma olen ka teinud varasemalt sel nädalal, nii et selle nädala tulu kõik kokku on 61, 75. Loomulikult ma ei näita teile kõiki neid vahetusi, muidu see muutub absurdiks siin kanalil, et näidata, kuidas seda toitu vead punktist A punkti B. Aga siiski see summa 60 eurot läheb meil siia panka ära, mis viib meid lähemale mingi velgede ostule. Ja kui tulevad järgmise nädala tulemused, siis neid ka absoluutselt kajastan siin. Nii et sõbrad, aitäh, et te vaatasite, olite minuga sel ajal praegusel ja kui teid huvitab, mis velgedest ma räägin, siis sõbrad, siin on kohe video sellest või on siin, on sellest, et mis projektiga ma alustasin. Nii et sõbrad, vaadake seda videot, olge valmis, varsti ma avalikustan selle ja te kõik näete mingeid tulemusi. Aga jah, sõbrad, ma tänan, et te vaatasite ja järgmise kohtumiseni.